Tere rahvas, aga nüüd vist jätame natukene ruumi sellest õhu teemast ja tutvustan teile siis, mis ma tellisin selleks, et läbida ülevaatust ja veel üks asja. Seal öeldi, et üks ülemine vasak šarniir lõtkuga, väiksega, aga ikka öeldi, et peab seda ära tegema. Okei. Me tegeleme ainult kõige maksimaalselt soodsamate variandidega, aga on nüansid. Kaikasi sai tellitud 2. Sellepärast, et hind on nii väike, aga töö pisut mahukas, sest lihtsalt üks pool lahti teha, niikuinii on vaja. Selleks, et neid ära vahetada. Loogilisem on mõlemad ära vahetada, sest ma ei tea. Näiteks keerad lahti, pärast jälle üks ka natukene perses ja selle kõik liigutamisega läheb veel hullemaks. On vaja neid 2 kaupa vahetada, ütleme nii. Seal ongi 1 kaupa vahetatud ja selle pärast ongi erinev kulumine, ütleme nii. Ja siis, kui üks külg juba tehtud, siis väga okei. Siis rohkem ei ole vaja mõelda sellest mingi pikemalt otsaks. Ja veel sai tellitud õlifilter. Viskame vana õli välja. Paneme uus sisse. Enne talve. Õhufiltreid, salongifiltreid, ma ei tea. Nad on seal mitte väga kaua aega sõitnud, seega lasta olla. Säästame raha, loodust ja väga hea. Aga okei, siis ise ei hakka tegema, sest see paras suur probleem kodu juures seda teha. Kindlasti saab, aga ilmad on siuksed, viitsimist on nii palju ja muidugi säästaks need 50, 60, 70, ma ei tea, palju nad võtavad selle eest, et seda vahetada, aga mis iganes. Ei tea, ma ei viitsi püstagu maha tõmmata. Ja õlifiltri koos õliga ka kodu juures ei hakka jämama sellega. Tõstuki peale kõik korraga laseks ära teha ja tiip-top. Me oleme peaaegu talveks valmis. Vaatasin diagnostikaga käigukasti. Tundub, et nagu elektriline pool, slippimispool on nagu okei. Ei ole otsas, aga tal on veakood, et hüdrotrahva libiseb. Ma ei oska öelda, mis põhjus on, mis värk sellega on. Aga arvatavasti kunagi enne ma arvan, seda teen siis, kui lumi maas juba. Esimest korda, kui ma kuskil kinni jään, siis hakkame sellega kohe tegutsema. Sest tegelikult praegu ma sõitsin täna 20 km tunnis tagumise käiguga. Ma ei taha uskuda, võib-olla jää. Kui see oleks mingi kliendi auto, siis ma ütleks kohe, teeme. Õlivann lahti, vaatame. Mingi puru on seal, ei ole mingit puru, kas hüdroblokki ja tegelikult see on lihtsalt näpuga taevasse lükkamine ennetama, mis seal on viga. Kuna see on see projekt, kus me säästame maksimaalselt raha, siis peab kuidagi seda oma peas ja teile selgeks tegema, et siin on seotud emotsioonid ka muidugi, et ma ei taha väga palju raha raisata selle auto peale ja kuigi juba väga palju lullusi ja nalja sai ja videosi sai. Võib-olla kunagi ma mitte Calvin Klein riidedega hakkan käima, Piradose venn kirjutab, et allo, mis suurus sul on, saadame sulle ühe dressi, ühe jope, võib-olla isegi plätud saab, väga hea oleks. Aga okei, tegutseme siis nende juppide vahetusega. Teeme siis kompressori ka korda, mitte korda, aga hooldame teda nii öelda. Sest ma tellisin kolvi ja silindri osa, siis tal hakkab kergem käia ja siis vähem varianti on, et ta põleb maha. Sest praegu selle
sõitmistega ja kalibreerimistega ja kõigiga ta kuidagi hakkas vaevalt käima. Mulle see ei meeldi. Võib-olla ongi see õige hetk, et seda ära teha. Ja siis ta ei kummuta ennast ära ja mähis ei põle maha. Sest põhimõtteliselt ongi see suurem probleem hakkab siis, kui see kolp seal silindri sees käib halvasti ja ei tekita survet. See on nagu üks suurematest probleemidest. Muidugi elektriosa ka võiks hooldada, et ta seal käiks ringi ilusti. Aga okei, mõtleks, hakkame tegutsema. Ja muidugi veel mõtlemine selle käigukasti kohta, et miks ta tagurpidi sõidab halvasti siis, kui mingi kalle on või ta ei lihtsalt ei jõua minna. On veakood sellest hüdrotrafo libisemisest. Aga kuidas ta libiseb, et ma nägin foorumites, lugesin kõik asjad ära, mitte kõik muidugi, aga aktuaalsed teemad, kus keegi midagi lahendas ja värki. Mul see veakood on aktiivne või mitte aktiivne, aga ta väga kiiresti tuleb, isegi kui ta seisab lühikäigul. Need vennad, kellel oli hüdrotrafo nii-öelda suremas enne lõppu, siis kui ta hakkas juba peenistama käigukasti, see veakood sai kustutada ja sõita mingi nii-öelda pikalt, mitte pikalt, aga mul see veakood tuleb kohe. Andmete järgi ma vaatasin. Ma igat pidi uurisin, mis andmed seal võib olla. Ega mul ei ole väga kehvad andmed. Kõik solenoidid töötavad ja nii-öelda see slipimis indeks või mis värk ta on seal. Seal nii-öelda vaadata saab, kui palju ta libiseb. See ei ole suur. Ega sellega ei tohiks nagu seda veakoodi olla. Minu peas. Ma käigukaste mitte väga hästi tean. Põhimõtteliselt ma saan aru, kuidas nad on tehtud ja kuidas nad töötavad. Paketid, mille eest vastutavad, aga üldiselt, kui on siukne veits keerulisem probleem või kus on see idee, kus võiks nagu olla lihtne viga, aga ei pruugi, see on alati vaidlemis teema. Ja muidugi ma tahan seda maksimaalselt odavamalt ära lahendada. Et seega ongi see küsimus, et elektriline osa, tal on okei, nii-öelda. Siis peab surve kaduma. Surve võib kaotuma sellepärast, et kuskil tihend on läbi. Hüdroploki tihend. Lihtsalt ta ei hoia survet. Ta hoiab mingi surve selleks, et lihtsalt sõita. Kui tuleb suurem kallak, siis ta ei tekita õiget survet, sellepärast, et surve lekib süsteemis sees ja ta ei tekita. Vot siukest varianti tahaks loota, aga ikka selleks, et olla kindel, see õli välja, õlivann lahti, hüdroplokk maha, ideaalis muidugi uued tihendid ja hüdroploki pesu. Samas ideaalis, aga palju reaalsed on. Kui keegi vaatab ja ta on reaalselt tark vakuumiga vaadata kõik ja ta teab, mis täpselt teab ja mis diapasoonis ta kindlasti peab olema, kus on juba rohkem kui kus vähem, siis äkki saad kirjutada ja helistada mulle, räägime täpsemalt juttu, et mis ma peaks vaatama, ma näitan laivis, mis toimub ja äkki saab mingi lahenduse sellega. Ma tahaks muidugi. No ei, ma arvan, et kommentaare väga vähe
gaasi otsaga ja pärast lihtsalt tuleb tagumisega veered alla. Vot sellepärast ma mõtlengi, et ma täna spetsiaalselt proovisin sirgel teel lükata tagumine käik ja sain 20 kilomeetrit tunnis. Ilmselt kui pakett oleks ära, siis see ei oleks väga võinud nii juhtuda. Okei, lihtsalt mõtlemine, ma arvan, et mingi 5 minutit videot, ma ei tea, kas panen seda üldse üles või ei pane, muidu või liiga pikaks läheb video. Tegelikult, mis ma nii väga suur osa ei filmi, mis seal hakkab tegema remonditööga, et võib-olla lihtsalt ajapuuduse tõttu ma lihtsalt viina pärast saame ülevaatusvennaga koos vaadata, opa, värsked paistavad ja kõik ülevaatus. Pämm! Tule aasta pärast tagasi, palun. Aga okei. Tööle. No tere rahvas! Lõpuks ometi me sõidame garaažist, kus vahetati veermik. No veermik kaks kaikati ja oli vahetus käis filtriga enne talve. Nüüd me suuname siis ülevaatuspunkti, kus ma arvan, et nad lihtsalt tulevad, vaatavad, ülemised kaikad on uued, davai, tempel ja minek. Ja loodame, et nii juhtub. Sest seal oli 1 kirjas, vahetasin 2. Ma arvan, nad ütlevad, et ma olen väga tore poiss. Ja siis järgmine sisselülitus on siis, kui ma teen seda ülevaatust ära. Ja siis lõpuks teeme seda video valmis. Sest juba Audi osad on kuidagi burnouti lasnud. Natukene muda sees kupsivad. Ajaga on natukene keeruline. Seega nii nagu on. Nüüd on veel Volvoga. Volvoga on päris palju plaane. Kui te ei ole veel Volvoga midagi näinud. Te ei ole veel Volvoga midagi näinud, on ju. Ja, ühesõnaga, kui autotemaatika meeldib, siis varsti veel ka Volvost. Aga okei. Hetkel tundub, et kõik. Ehk siis pisike variant, et me saime ülevaatust. Ma sõitsin sinna stendi peale. Ta vaatas selle lehe. Vaatas sinna koopa äärtse. Ma ütlesin, 200, andekoi. Mis läbisõid? Ma ütlesin läbisõidu ära ja sain allkirja, et auto on kasutusvõimeline, sobilik. Jälle keegi helistab. Ehk siis, korduv ülevaatus ei ole maksatud mitte midagi, sest ma jõudsin kuu jooksul likvideerida puudused. Aga Tallinnas ükskord ma ostsin ühe auto. Tal oli korduv numbri tulede pärast. Ja tuli välja nii, et ma tegin numbrimärki tuled kiiresti korda. Ja siis oligi mõte, et varem ei saa minna kuskile, siis peab Tallinnasse minna. Ja siis ma läksin, sest ma ei saanud, siis kui see korduv saab läbi, selleks, et siin Tartus jälle kõik uuesti ära teha, sest mina pidin olema juba välisriigis ja ilma ülevaatuseta ma ei tahtnud sõitma minna. Seega, ma käisin Tallinnas ja seal mul võeti 10 euri selle pärast, et vend tuli vaatas numbri tuled ja sõitis minema. Mina sõitsin minema. Miks nad võtsid 10 euri? See on mingi seaduse värk või see on ülevaatuspunktide enda poliitika, ma ei tea.
ühesõnaga see, kus mina käin ülevaatustel alati, mul on nii-öelda 30 päeva tasuta korduvad ära teha, kui puudused on likvideeritud. Muidugi see on kõige tähtsam osa, et puudused peavad ikka likvideeritud olema. Aga okei, tšauki. Vaatame, mis me järgmistena teeme. Kas kompressori review'd väike või siis salongi ära teeme. Võiks salongi ära teha ja siis kompressorid juba kuskil viimasse kohta panna. Või siis teeme body. Mul on mõtet, et salongi ära teha lõpuni ilusti juba. Nii, et nagu mina seda näen, mitte nii nagu tuli esimest korda. Nagu me pulli pärast tegime. Nüüd tahaks reaalselt natukene ikka raha juurde peab panema selleks, et norm värki saada. Siis kere poleerida enne talve. Ma mõtlen, et kas ma mingi nuustikuga hakkan poleerima või võtaks mingi korraliku pasta ka. Seega jälle projekti eesmärk oli maksimaalselt odavalt teha ja nüüd me vahetame ühe kaika 2 kaikad ja oli vahetus veel ka, mis oli vaja, aga otseselt ilma selleta ka saab. Mootori kahjuks muidugi, aga ei oleks väga oluline see, kui projekti nagu iga kopikat loeda. Siis veel midagi tahtsid teha, nüüd ei mäleta juba. Ühesõnaga, veel paar osa kindlasti tuleb selle autoga. Vaadake, jälgige, pange follow, pannege like ja kohtume siis kunagi veel. Unustasin öelda kõige suurem Allroadi nali, miks mulle väga meeldis selle väga hea tuju oli, kui ma läksin. Ülevaatus endal ka oli väga hea tuju, sest kuidas see veermiku kontroll pärast remondi välja nägi, et me näeme, et me oleme siin 3. asendis. Ja mis me siin näeme? Eks on täitsa näha, et ta on uus ja ei olnudki vaja rohkem teha. Aga okei, nüüd kindlasti kõik. Head päeva!